Lugupeetud kolleegid, linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, teil on neile, häälestada rahva, häälestame linnavolikogu korralikult istungi protokolli 18. Täna seisab meie ees üks tähtis küsimus, mille otsus teema teema saaduslikult otsustada. Teen ettepaneku mõelda koos Liivitson 5 punkti. Kas kellegi siis? Jonas, kes toetab päevakorra eelnõu? Kõik toetavad. Kes on poolt, oleme päevakorra eelnõu. Esimene päevakorra punkt, Sillemäe kultuurikeskuse, muusikakooli ning huvi- ja noortekeskuse ULI nimed korraline ettekandja linnapea, kaartettekandja ja Anne Terand. Mina taandun minna juurde ja arutusele ja hääletamisele. Kui jätta volikogusse. Austatud volikogu liikmed, ma alustan ettekandega ja võib-olla kui vähe täpsustusi, siis juba proua Anneli Rants saab täpsustada. Aga nagu eelmisel volikogu istungil sai tehtud protokolliline otsus, millega siis anti linnavalitsusele ülesanne valmistada ette otsuse eelnõu ja selle otsuse eelnõuga siis näha ette asutuste ühendamine. Need on siis 3 asutust, Sillamäe muusikakool, huvi- ja noortekeskus ULI ja Sillamäe kultuurikeskus. Siis sellise otsuse me ette valmistasime ja sellel vahepealsel perioodil siis anti ka ülesanne, et täpsustada neid asjaolusid ja kohtuda asutuste personaliga ja asutuste hoolekogudega ja nõukogudega. Me kohtusime kõigi 3 asutuse personalidega ja siis personaliga ja siis Sillamäe muusikakooli ja huvi- noortekeskuse ULI hoolekogudega ja kultuurikeskuse nõukoguga. Üldiselt võib öelda, et see küsimus oli küll emotsionaalne, aga ma ei ütleks, et ta oli üliemotsionaalne. Nende kohtumistel esitati päris palju küsimusi ja need küsimused üldiselt kordusid kõikidel nendel kohtumistel. Ja tegelikult võib neid kohtumisi iseloomustada niimoodi, et üldiselt need asutused on valmis muudatusteks ja personali huvitab kõige rohkem see küsimus, et mis saab nende töölepingutest, kas nende töökoht säilib ja milline on tulevikus nende palk. Siin on eelmise korra esitus, ma ei hakka seda kordama. Ja nüüd me jääme ikkagi nende samade seisukohtade juurde, et see ühendamine omab positiivset mõju. Ainult ma tahtsin nüüd võrdluseks tulla, et praegu käib reform ka kohtute osas ja samamoodi, kui me tegime oma analüüse hariduskõrgu osas, ma mõtlen siin üldhariduskoole ja lasteaedades, siis mis on üheks suureks küsimuseks nende ümberkorralduste puhul, aga praegu see puudutab eriti kohtute reformi, on see, et kuidas see reform või muudatus mõjutab teenuste kättesaadavust. Aga selle ümberkorralduse puhul see kättesaadavus kindlasti ei halvene. Me lihtsalt ühendame neid asutusi organisatoorselt. Ja teine punkt on loomulikult teenuse kvaliteet, aga ka selles analüüsis, mis me tegime, on siis see välja toodud, et me leiame, et see asutuste ühendamine võimaldab ka teenuse kvaliteeti parandada. Tänu sellele, et siis me saame töötajaid paremini motiveerida seda ressurssi efektiivselt kasutada. Sellepärast mul praegu väga palju täiendavat informatsiooni ei ole ja kui see otsus tehakse, mis tegelikult tuleks kindlasti teha, siis sellele järgneb rida tegevusi, et tuleb koostada uus asutuse põhimäärus, tuleb välja kuulutada konkurss asutuse juhi leidmiseks,
tuleb registreerida siis õppekavad ehises, tuleb siis moodustada komisjonid, kes siis fikseerivad ära kõikide asutuste töötajate staažid, kasutamata puhkused, millised varad on, siis need varad kõik üle anda ja nii edasi. Et tegemist on palju, aga me oleme neid tegevusi põhimõtteliselt kõiki teinud ka lasteaedade ja koolide ühendamise puhul. Nii et midagi ennuolematut ei ole ja need plaanid ja järgmised otsused siis toome pärast seda juba, kui ühendamise otsus on tehtud. Minu poolt kõik. Aitäh ettekande eest. Kas kellegi on küsimus? Ei ole arvamusi? Või liige? Ei ole. Kirjeldanud otsust. Sillamäe linnavalitsusele korraldada alates 1. septembrist 2025 nõudel Sillamäe linnavalitsuse hallatavad asutused. Muusikakool, puielõpetuskeskus ja kultuurikeskus järgmisel. Üks lihtne Sillamäe muusikakool, Sillamäe kultuurikeskus. Üks lihtne Sillamäe puielõpetuskeskus ja kultuurikeskus. Üks kolm. Ja lõpetada Sillamäe muusikakool ja Sillamäe puielõpetuskeskus. Sulli tegevus 31. augustist 2025. Kes toetab selle otsust? Palun käitada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kõik toetab. 17 poolt, kes on vastu? Vastu ei näe. Erapooletuid? Ei ole. Ei hääletanud ega enamus on poolt, otsus vastu. Aitäh kõigile, enne päevakorrapunkt. Kohtuniku määramine. Austatud volikogu liikmed, linnavalitsus on eelmiste aasta augustis vastu võtnud korraldused 480 ja 481, millega määrati uued aadressid roolitehnuskohtuks, roolitehnuteid ja roolitehnuteid 2. Aga aadresside muutmine on võimalik ainult juhul, kui selle kinnistule mõistetakse uus kohanimi ja selle kohanimeks on siis roolitehnuteid 2. Vastavalt määruse andnud volikogu päevases ja seoses sellega teie volikogule ettepaneku määrata Sillamäe linnas läike koht rooli VKC vastavalt määrusele. Aitäh! Aitäh! Kellel on siis kõik on täpselt, kes toetab otsust, palun käitada. Selle otsuse poolt on kõik saalis viibivad volikogu liikmed. Kõik on poolt, otsus vastu võetud. Nüüd päevakorrapunkt linna asemel, inimest korda võõrandamine. Lugupeetud volikogu liikmed, linna omandis on üks kinnisasi, ekraanil olev kinnisasi, mis on võrdsetes osades kaasomandis. Üks kahendik sellest on eraisiku ühisomandis, teine üks kahendik on siis Sillamäe linna ja eraisiku ühisomandis. Ja linn sai selle kinnisasja pärimise teenis. Kuna kinnisasja võõrandamine toimub põhimääruse alusel, siis selleks on erinevad võimalused. Üks nendest on otsustuskorras võõrandamine. See on võimalik juhul, kui esineb avalik huvi. Ja meie hinnangul antud juhul avalik huvi seisneb selles, et linnal ei ole plaanis seda kinnistut sihtotstarbeliselt kasutada. Keegi üldplaneeringu ei näe sellele mingisugust kasutust põhjusel, et keegi üldplaneeringu koostamise käigus oli see kinnisasi Vaevara valla praegu Narva-Jõesuu linna territooriumil, aga uue üldplaneeringu puhul tegemist on siis aiandusmaalaga. Kui võõrandada otsustuskorras, tuleb arvestada sellega, et siin on erinevad kaasomanikud, ühisomanikud ja kui teha avaliku enampakkumise teele, et siis võiks
võiks osutada nii, et osa sellest kinnitasest pole võimalik reaalselt ka kasutada seaduses toodud piirangute tõttu ja seoses sellega me teeme volikogule ettepaneku korraldada nimetatud kinnisasi otsustuskorras vastavalt selle vahelikule väärtusele ja pakume siis selle ühisomanikele ja kaasomanikele. Võtame veel palju küsimusi. Sooni ei ole küsimusi. Palun käivita selle. Kes on otsusta poolt? Palun käivita. Selle otsuse poolt on samuti kõik. Kõik on otsus on vastavõitud. 4. päevakorrapunkt, volikogu linnamajanduskomisjoni aruanne, käime komisjonis mees, Aleksandr Võidotšuk. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, lugupeetud linnavalitsus, linnamajanduskomisjoni viimane aruanne esitab teile 2023. aasta novembri lõpus. Komisjoni koosseis ei ole muutnud, komisjonis on 11 liikmed ja alates 2023. aasta detsembris on toimunud 16 komisjoni koosolekut. Komisjoni liikmed osalevad aktiivses komisjoni töös. Samuti ei ole muutunud komisjoni tegevusvaldkond ja hõlmab järgmisi valdkondi. Hea kord ja kaljastus, elumajandus ja kommunaalmajandus, veesekonditsioon, gaasi, elektri ja soojamajandus ning muud kommunikatsioonid, keskkonnade kaitse, teed, tänavad, ühistransport ja liikluskorraldus, linnavara ja linnamajandus. Linnamajanduskomisjoni koosolekutel arutati enam 600 teemat ja küsimust ning arutati umbes 100 erinevaid komisjoni ja õigusaktide eelnõusid ning arutati ka komisjoni laekunud otsuseid ja kirju. Olulisemad teemad, mida linnamajanduskomisjon on kirjuline hartas, olid järgmised. Sellemäe linna eelarve ja arengukava, Sellemäe biopuist registrueerimine teine etapp, linnastadiooni registrueerimine, Sellemäe muusikakooli ja noorte ja huvikeskus üldhoone registrueerimine, Pavli tänake ringluste ehitamine, Sellemäe Vaivara raudteejaama ja jalgrattatee ehitamine, uute bussiliinide korraldamine, erinevate riigihankide konkursside arutelu, teederemont, linnavara ühendamine, Sellemäe linna jäätmekava, Sellemäe linna registreeriva ja kanalisatsiooni arendamise saab. Tänan komisjoni liikmed, linnavalitsus ja linnavolikogu nõuniku selleks komisjoni tulemusliku töö. Tänan, ettekande käsitluse eest. Kas kellelgi küsimusi? Ei ole. Viimane päevakorrapunkt, volikogu arengukomisjoni aruanne, ettekandja komisjonist mees, Igor Moos. Volikogu liikmed arengukomisjoni kuuluvad Igor Moos esimees, Anatoli Mihhailov aseesimees, liikmed Arik Karavitsan, Tom Makaev, Irina Limina, Lena Švarama, Kavitki, Sumarov, Irina Stetma, Anna Levaseva, Anna Krasinita, Aleksandr Agilki, Ruslan Nina. Arengukomisjon on pidanud 34 istungit. Komisjon on arutanud oma tegevusvaldkonda puudutavat küsimusi, näiteks linna arengukava ja investeeringute kava, järelevalvestrateegia, Sellemäe linna järelevalve, vastuvõtmine linna lisaeelarved, investeeringuprojektid, vaadanud linna üldist arhitektuurist ilmselt mõõdutavaid küsimusi, antud turismi koordinaatori tegevuse koostöölepingu sõlmimiseks. Tänud teist.
arvan, et küsimusi ei ole. Sellega päevakord on ammendatud. Kuulutan järgmine volikogu istung toimub 29. mail. Aitäh kõigile. Ootele liikmed.